Ärev teade selle kohta, et Põltsamaa vallas on juhtunud raske liiklusõnnetus, tuli häirekeskusesse täna vara hommikul. Õnneks oli siiski tegemist vaid õppusega. Juhtunud on 3 auto kokkupõrge, ühes autos 3 kannatanut, ühes autos 1 kannatanu ja ühes autos 4 kannatanut ning siis teise auto juht on ka sündmuskohalt lahkunud, teda otsib hetkel politsei. Päästjatel tuli siis inimesi autodest välja lõigata, et neid sealt kätte saada ja kiirabile edasi üle anda. Hetkel on siis seis selline, et autodest on inimesed vabastatud, nad on kiirabile üle antud ja kiirabi tegeleb siis kannatanutega. Kuivõrd vajalik on sellist õppust korraldada? Meie leiame, et see on väga vajalik. Me teeme neid 2 korda aastas ja sellest hetkel tunneme, et piisab, et saame koostööd harjutada nii vabatahtlikega kui ka kiirabiga. Kas ja kui palju on olnud siis selliseid situatsioone, mida te tõepoolest olete siis kuskil õppusel läbi mänginud ja reaalselt sündmusel tuleb nii-öelda kõik tuttav juba ette? Kuna me õppusel mängime läbi hästi palju avariisid, siis päriselus on avariid Tallinna-Tartu maantee peal üks põhikutseid, et see ikkagi on üks päriselu sündmus, mida me läbi mängime ka siin täna. Tagasiside on positiivne, et kõik, kes käivad, kiidavad, tahavad veel tulla ja see jutt liigub üle Eesti, et siin on vägev asi ja kõik tahavad tulla siia osalema. Õppusel osalesid Annelinna ja Põltsamaa päästekomando kutselised päästjad ja Palamuse, Nõo, Puurmanni ning laeva vabatahtlikud päästjad ja Tartu kiirabi. Minu arust on see väga oluline, sellepärast et ametkondadega koostööd tuleb meil väga palju ette. Päästesündmusi, liiklusõnnetusi, et me ikkagi teeme kõik ühte sama tööd ja me peame teadma, kuidas üks või teine ressurss töötab. Kas jäi juba silma ka midagi, kus võib-olla tahaks koostöö lihvimist saada? No eks neid punkte on kindlasti palju, aga väga detaili läheks. Samas need ühised harjutused on kindlasti täna see, mis meid võib-olla viib edasi, et seda lihvida, seda koostööd ongi pikas perspektiivis väga vajalik, et suuta nagu töötada siis üheskoos sündmuskohal perfektselt. See on väga tähtis, meie saame väga palju kogemusi siit ja õppuse käigus nii-öelda kõike neid olukordi läbi mängida on kordades lihtsam kui päris sündmusel, et väga õpetlik on meie jaoks. Me oleme Tallinna-Tartu maantee ääres ja tõenäosus, et midagi sellist juhtub, on väga suur, et igasugune nii-öelda treenitus või valmisolek tuleb meile kasuks. No tänane päev ka suur liiklusõnnetus, kus tuli ikka autodest inimesi välja lõigata. See on päästjate nii-öelda tavaline igapäevatöö. Jah, see on meie igapäevatöö, kuigi neid suuremaid sündmused ilmselt ei ole nii palju. Aga ikkagi, see on meie üks prioriteetsemaid asju on liiklusõnnetused üldse ja kui seda teha ja korrektselt, siis ma arvan, et on ka Eesti inimesed rohkem rahul.